Imetabletid, imepulbrid, lubadused, mis kõlavad nii kaunilt, et ei saa olla tõsi. Libameditsiin on Eestis muutumas majandusharuks ja selle hinnaks võib olla inimeste elu ja tervis. Küsimus hetkel on selles, kas me suudame seda kõike veerevat lumepalli peatada. Mõnikord on need kasutatavad ravimid või ütleme siis preparaadid on ohutud, aga teinekord on need ka ise ohtlikud, et võib-olla kõige tuntud näide on MMS või konnamürk, kärbseseen. Need võivad olla inimesele päriselt ohtlikud, et ehk et ühelt poolt võib tappa see vahend, aga võib-olla veel sagedamini tapab see, et inimene jääb ilma adekvaatsest abist. Libameditsiin ohustab kõige enam haavatavaid rühmi, lapsi ja vanemaealisi. Lapsed on jäänud vanema otsuse tõttu ravita ja meil tuleb ka kasvavas hulgas neid teadmisi nagu ka tänasest kohtumisest läbi siis hoolekandesüsteemi, kus siis vanemaealised, kes on kas siis hoolekandeteenusel, peaks saama ravi, aga nende eest tehakse otsused ära, et mitte ravi saada. Terviseametil on eelkõige võimalus tegeleda tervishoiutöötajatega, kelle suhtes on tegutsemiseks välja antud luba. Et kui see loaga inimene hakkab kõrvale kalduma teaduspõhisest, tõenduspõhisest praktikast, siis ongi võimalus esmalt vestelda, juhtida tähelepanu ja tegelikult tänase kokkuleppe või tõdemuse tulemusel on ka teada, et me tegelikult lähiaastatel liigume edasi, et me vaatame siis pädevusmudelitesse, mismoodi on neid võimalik pädevust siis piirata. Selline lähenemine võimaldab eelkõige tõmmata liistule need meditsiinitöötajad, kelle töö ohustaks tõsiselt patsientide tervist ehk enam ei kehtiks mõte. Kord arst, igavesti arst. Libameditsiini ohjamisega puutub kõige rohkem kokku esmatasandi arstiabi. Päris igapäevased on ju vestlused sellel teemal, kas lapsi peab vaktsineerima või mitte, kas vererõhuravi peab tarvitama või mitte, kas kolesterooli langetavat ravi peab tarvitama või mitte. Aga on olnud ka üsna markantseid lugusid, näiteks kopsupõletikus vanaproua, kellele kirjutasin ravimid välja ja lapsed või minija või noorem põlvkond ütlesid, et ei antibiootikumid, et neid ravimeid ei tohi võtta ju, eks ole. Õnneks proua oli elu kogenud ja siis vestluse ja nõustamisega sai teda ümber veenda, aga see oli päris rabav, et inimene oli kõrges palavikus, raskelt haige ja siis ütles, ei, noored ei lubanud mul neid rohtusid võtta. Me oleme jõudnud nii-öelda tõejärgsesse maailma, et kõik sugu vastandumised müüvad hästi ja leiavad laia kõlapinda, et siis paratamatult ka selline alternatiivmeditsiini teema levib. Doktor Google ei tee paraku vahet sellest, et sellele, et mis on tõenduspõhine, mis ei ole tõenduspõhine. Tõenäoliselt on võimalik tehisintellekti selles osas manipuleerida, et mis infot talle ette antakse, et ikkagi ma soovitaksin lähtuda spetsialisti arvamusest. Vanemas eas on tavaliselt mitu tervisehädaga seotud mured, liigesed, süda-vererõhk, mälu ja nii edasi. Kui arstide ravi ei anna kiiret leevendust, võib eakas inimene otsida midagi looduslikumat. Pensionärid ise ütlevad, et ohtude vältimiseks rääkige meiega, aga ka noortega. Vanemaealised, nagu ma siit täna rääkisin ka, on sellest ajast sündinud, kus on kõik vaktsiinid kätte saanud sundkorras. Keegi ei mõelnudki selle peale, et kas tohib või ei tohi, vanematel ei olnud üldse sõna õiguski selles suhtes praktiliselt. Ja selles mõttes, et on natuke tervemad, aga see noorem põlvkond, kes praegu on, ka nende koolitamist tuleb jagada, sellepärast, et nii mõnigi on vaktsineerimise vastu põhimõtteliselt ja eriti noored inimesed. Eakad saavad muidugi aidata, kui nad sõna sekka ütlevad, aga see on niimoodi, et sellest tuleb väga palju rääkida, et see libameditsiin, see ei saaks jalgu alla. Libameditsiin elab inimeste hirmudest ja lootusest, hirmust haiguse ees ning lootusest kiirele imeravile. See kasutab usaldust, emotsioone ja teadmatust, kuid mitte teadust.